Now I'm happy to present our next speaker online. Hea meelega tutvustan meie järgmist kõneleja Nathalie Vernimi Belgiast online'is, kes on tegelenud pärandi konserveerimisega omas piirkonnas. Ja kas Zoomi ühendus on olemas, Nathalie? Tere, me näeme teid. Mul on olnud rõõm sinuga koos töötada 2 aastat Euroopa avatud koordinatsiooni töörühmas, mis puudutab kultuuripärandit ja kliima tegevust. Energia jätkusuutlikkuse rühma asepresident Ikomoses ja sõna on teil. Kas teil presentatsiooni näete, sest mina seda praegu ei näe ja kõneleja on mikrofonist üsna kaugel. This, no. I will try to do it like this. Yeah, thank you. Okay, so as you said, I'm Nathalie Vernime and I'm also an advisor. Minu nimi on Nathalie Vernille ja ma olen ka Pärandi instituudi asepresident. I will talk about our agency and how we räägin meie ametist ja kuidas me tegeleme hoonete energiatõhususe direktiiviga Flandrias ja teen kokkuvõtted mõnede järelmitega sellest, millised on jätkuvad väljakutse sektori jaoks. FHA, me oleme Flandria või Flami valitsusasutus, kes vastutab kinnisvara eest ja meie ülesandeks on valmistada ette, rakendada ja hinnata pärandipoliitikat, teha teadusuuringuid ja kaitsta pärandväärtusi. Meid tunnustatakse ka teadusinstituudina. Aidata kaasa kaitsealuse kinnisvara haldamisele. Meil on rohkem kui 11 000 monumenti Flamimaal ning akrediteerida või anda finantstuge pärandi vallas töötavatele osapooltele ja partneritele. Meil on mõned üldreeglid ja kuidas pärandihoonetega tegeleda. Esimene, uuri tehnilisi võimalusi ja kohanda meetmeid selleks, et mitte kahjustada pärandväärtust. Usume holistilisse lähenemisse. Kindlasti ei saa üks lahendus sobida kõigile. Teine reegel, materjalide säästmine ja taaskasutamine, kus iganes võimalus, sellepärast, et korralik hooldus võib ehitusmaterjalide eluiga pikendada. Kolmas reegel, kasutada sekkumisi, mis on minimaalsed ja tagasipööratavad, ehk siis olla ettevaatlik, teha hoonega nii palju, kui on vajalik ja nii vähe kui võimalik. About the implementation of the EPBD. Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamisest. FHA ehk Flandria muinsuskaitseamet on töötanud välja jätkusuutlikkuse visiooni, kus me tahame keskenduda hindamisele, konserveerimisele ja jätkusuutlikule haldamisele, panustada sellesse, kuidas kasutatakse ja taaskasutatakse erinevaid elemente ja materjali, tugevdada ühendust kodanike ja pärandi vahel ja lõppude lõpuks parandada nende ajalooliste hoonete energiatõhusust. Miks energiatõhusus pärandhoonetel on nii oluline? See on vastavuses meie jätkusuutlikkuse visiooniga, sest energia tõhususe parandamine parandab optimaalset sisekliimat ja see säilitab hoonet paremini. See stimuleerib inimestel kasutada pärandhooneid selleks, et seal töötada või seal elada. Ja loomulikult pärandi dekarboniseerimine aitab meil saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke. Teised eesmärgid võivad olla see, et meil on madalamad energiakulud, et kinnisvara ise muutub väärtuslikumaks, aga see on põhjus, mis peamiselt läheb korda omanikele.
selleks, et hoonete energiatõhususe nõudeid üle võtta 2018. aastast, töötati meile vastu pikaajaline renoveerimisstrateegia Flaami hoonete kohta ja mis puudutab kaitstud hooneid, siis see näeb ette, et tuleb määrata, milline on pikaajaline energia eesmärk kaitstud hoonetele ja see peab olema saavutatav, peab austama pärand või muinsuskaitselisi väärtusi ja kasutama kohandatud töövahendeid ja sekkumisvõimalusi. Meil on 3 põhilist mõju energiatõhususe direktiivil, mis puudutab hooneid, ehk siis on kõigepealt ühelt teisele hoone üleminek ühelt omanikult teisele, rentimine, renoveerimisele. EPC esimene kohustus on anda üle ja rentida ja energiatõhususe sertifikaat näitab, kui energiatõhus hoone või korter on ja selleks on eraldi märgistus. EPC annab ka soovitusi, kuidas hoone oleks rohkem energiatõhusam ja pärandväärtusega hooned ei jää sellest EPC hinnangust välja. Neil on vaja seda ka siis, kui muutub omand või antakse hoone rendile. Teine mõju on see, et kui hoone läheb uuele omanikule üle, siis tal on kohustus renoveerida. Uued omanikud energiat raiskavatel elamuhoonetel, millel on EPC märgistus E või F, neil tuleb 5 aasta jooksul ostust läbi viia energiaalused renovatsioonid, nii et see EPC silt oleks vähemalt D ja seda siis aastast 2023. Majade ja korterite nõudeid muudetakse rangemaks järk-järguliselt kuni A-kategooriani aastal 2045. Praegusel hetkel on erand kaitsealustele hoonetele ja konkreetses nimekirjas olevatele hoonetele. Kolmas mõju on energiatõhususe direktiivi mõju renoveerimisele. Kõik Flandria hooned, millele esitatakse ehitusloa taotlus või kelle suhtes tehakse see teavitus, nad peavad kõik käima selle hoone energiatõhususe nõuetele vastavaks. See tahab parandada energiatõhusust ja sisekliimat. Kaitstud hoonete jaoks on automaatsed erandid ja individuaalsed erandid ainult siis, kui neil on nende fassaad on näha avalike hoonete pealt. Teadusuuringud ja koolitus. Agentuur on töötanud energiatõhususe teemal pärandhoonete puhul juba 15 aastat. Me oleme avaldanud mitmeid uuringuid, mille aluseks on siis teadusuuringud, põhjalikud juhtumiuuringud Flandrias. Kõige hiljutisem erineb natuke eelmistest, see ei keskendu mitte nii palju isolatsioonile, kui ka vaid pigem siis, kuidas madala süsinikuga pärandhooneid kütta. Me lõime ka koolitusprogrammi, mis on spetsialiseeritud energiakonsultandid pärandhoonetele. Selleks, et laiendada arhitektidele teadmisi, kuidas remontida ja renoveerida ajaloolisi hooneid nii-öelda pärandisõbralikult. Ja seda finantseeriti heitmete oksjoni sertifikaatide müügist ja see on Flaami leevendusplaani osa. Anti umbes 60 nõuannet, 5-päevane koolitus, kursus. Seal sektoris osales ligi 1500 ehitusala professionaali, see on online'is olemas. Seda siis loomulikult ainult hollandi ja flaami keeles. Siin on olnud kohal siis 76 arhitekti, 813 professionaali ja ehk siis ma ütlesin rohkem kui 1400 ehitusalast professionaali on siin osalenud. Meil on nüüd selle koolituse teine faas käimas ja siin me oleme jälginud 13 juhtumit ja selle kohta on olemas ka omaette andmebaas. Mis puudutab rahvusvahelist auditooriumi, siis meil on 5 poliitilist instrumenti, mis me välja töötasime.
Since October 23, solar panels on all Meie minister lubab alates oktoobrist 2023 kasutada päikesepaneele ka miljööväärtuslikel hoonetel Flandrias. Üks erand on ainult maailmapärandi hooned ja objektid. Ja need ei tohi olla nähtavad ja muidugi on meil ka mitmed head tavad selle kohta, kuidas ja leevendusmeetmed. Näiteks päikesepaneele tuleb panna kõige vähem väärtuslikele, haavatavatele ja nähtavatele osadele. Tuleb kasutada pöördsüsteemi paigaldamiseks, tuleb vältida füüsilist kahjustamist, tuleb tagada, et on juurdepääs ja ohutus tavalise katuse hooldamise jaoks, materjalid, värv ja suurus, kõik peab sobima selle katusega kokku. Ja meie asutus, oma asutuses iga päev teeme väga hoolikalt kaalutud otsuseid, kui meil küsitakse nõu keskkonnalubade või hindamislubade kohta. Selleks, et anda teile paremat arusaamine nende kriteeriumide kohta, mis mõjutavad meie nõuandeid ja tagada ühetaolist lähenemisviisi kõikjal Flandrias, oleme töötanud välja mõningad hindamisraamistikud ka näiteks renoveerimiste jaoks. Ja see koosneb detailsest raamistikust iga hoone, igas osa kohta ja Excelis on tehtud ka vastavad arvutused ja nende järgi on võimalik sammhaaval läbi viia näiteks ka soojustamise strateegia hindamine ja automaatne kalkulatsioon suunab teid kõige sobivama strateegia juurde. Ja seal on veel juures käsiraamat, mis selgitab, kuidas neid valemit kasutada. Kolmas vahend on meil energianõuanne pärand hoonete jaoks. See on tasuta teenistus, mis on suunatud just mälestiste ja hoonete jaoks ja miks me tegime selle nõuande, sellepärast, et see tavaline EPC, sellel on ka soovitused, aga mõnikord, kui me neid soovitusi rakendame, siis need on kahjulikud hoonele ja loomulikult seda me ei taha ja sellepärast me töötasime eraldi teenuse välja. Then the fact is also owners do not receive realistic information about the energy. Omanikud vahest ei saa väga realistlikku informatsiooni selle kohta, missugune energia skoor on neil võimalik saavutada pärast seda, kui nad on need tööd ära teinud. Aga meie nõuanded tuginevad renoveerimise hindamise raamistikule, millest ma juba rääkisin ja see tugineb ka meie energia säästu sertifikaadi analüüsile. Me kasutame erinevaid soojustamise strateegiaid, mis tuginevad erinevatele kriteeriumidele, milleks on pärandväärtus, hoone füüsika, aga ka näiteks soojus või külmasillad ja nii edasi. Iga strateegia, neljas vahend on energiaaudit, mis tugineb Euroopa direktiivile N16883, kus on suunised energiatõhususe kohta ajalooliste hoonete jaoks. Ja see on meetod, et paremaks muuta energiasäästu pärandhoonetega ja see energiaaudit on mõeldud keerukamate ja suuremate hoonete jaoks, nagu näiteks kindlused või midagi sarnast. Ja jällegi energiaalane nõustamine või energiaalane nõustamine ei olnud piisav nende puhul ja sellepärast on auditis 4 sammu. Ja viimane poliitika instrument on rahaline. Meil on 2 sorti pärandgrante, mida on võimalik kasutada selliste hoonete omanikel. Üks on mõeldud spetsiaalse energiaauditi väljatöötamiseks selliste pärandhoonete jaoks ja teine grant on mõeldud selleks, et energiasäästu saavutada akende ümberehitamise kaudu, näiteks
topeltaknad või topeltklaasid ja tahame siis aidata katta seda lisakulu, mis on seotud sellega. Ja siis on ka pärandlaen, millel on madal intressimäär on 1% ja summa saab olla 25 000 kuni 250 000 eurot ja see loodi just selleks, et tagada kaitstud hoonete kestlikkust ja energia säästu. Hakkan lõpule jõudma, räägin veel järele jäänud väljakutsetest. Flandria on investeerinud konkreetsetesse tööriistadesse, poliitikainstrumentidesse, aga miks ei ole kõik Euroopa tasandil ühetaoline? Ja et seda võiks ju teha Euroopa tasandil, sest iga riik peab seda ise omaette ette võtma ja nõnda nimetatud jalgratast uuesti leiutama. Nii et mis on veel järele jäänud probleemideks? Ikka jätkuvalt tuleb otsida tehnilisi lahendusi selleks, et pärandhooneid rekonstrueerida või renoveerida, et säilitatakse pärandväärtus. No näiteks, kas fookus peaks minema lihtsast soojustamisest süsinikuvaba lahenduste juurde. Teine probleem on see, et meil on ikka tarvis rahvusvaheliselt ka parimaid tavasid ja kogemusi jagada ja edendada ka Euroopa standardid rohkem. Seda saaksime teha võib-olla läbi ühise Euroopa platvormi. See oli juba seda juba küsiti selles kurikuulsas OMC raportis, mille nimi oli, kuidas kultuuriväärtuste vastupanu suurendada kliimamuutuste vastu. Ja samuti on vaja Euroopa tasandil suuremat selgust, missugused hooned, millel on ajalooline väärtus või arhitektuuriline väärtus, et kuidas moodi neid on terviklikumalt võimalik renoveerida. Nii et parem ühendus oleks ka Euroopa standardite ja hoonete energiatõhususe direktiivi vahel. Nii et kui teil on küsimusi, siis ma meelsasti vastan. Suur tänu!